Nii, tere ilusat reede hommikut. Kuidas kõik magasid? Hästi, ma loodan. Mina magasin ka nii sügavalt, et oleks peaaegu sisse maganud, aga õnneks Krister saatis mulle sõnumi ennem. Krister, kas sa oled ka kuskil näha ja kuuldel? Praegu sa oled must kast siin Zoomis. Nii, tundub, et mingi värk on seal vist. Ikka tuled. Tulid ikka. Oota, ma ei kuule sind. Sööte õunu, tere hommikust. Aga ma ei kuule sind. Kas asi on minus või? Nii, nüüd ma kuulen. Jah, ja nüüd kuulen mina ka. See on küll hea. Tere hommikust. Siis me saame ju rääkida, Mis kui me kuuleme üksteist. kõik, kõigest sellest testimisest kokkuvõttes polnud kasu ikkagi. Jah, täpselt. Siis, kui eetrisse lähed, siis on ikka teistmoodi asjad. No nii, aga siis täna jälle räägime teemal vibe koodimine ja programmeerimine, mis meie jaoks veebikoolis siin on ikkagi väga kuum teema, et meil lõppes just Vibe Fest ka ja siis me nägime saalitäit vibe koodijaid. Ja see oli päris naljakas oli see, kuidas tagareas istusid programmeerijad ja siis ma õega seal Vibe koodimisfestivalil, kus sina kahjuks olla ei saanud, aga järgmine aasta kindlasti ma usun, et oled. Et siis rääkisime õega seda, et huvitav, kas nende programmeerijate jaoks siin, kui oli see demode õhtu, kus siis inimesed, kes olid vibe koodinud midagi valmis, hakkasid rõõmsalt ja elevil olles seletama ja näitama kõike, mida nad teinud olid. Ja siis me õega kahekesi seal rääkisime, mõtlesime, et kas huvitav, kas programmeerijate jaoks on see huumoriõhtu siin praegu, mis toimub, et inimesed on midagi elevil olles valmis teinud. Et kuidas sina sellesse vibe koodimisse vaatad ja suhtud? et see, et ütleme, vaata, ma olen õpetaja on ju ja siis ma olen märganud küll seda, et vahel tuleb natuke ennast nagu tagasi hoida, sest et vibe kooditud äpp on lahe. Ja siis mul on nii hea meel, kui inimesed tunnevad rõõmu sellest, et see on kõik nii lahe, aga sees on ikka veits, et vaata, kui laps toob sulle, et kas ta joonistas ise pildi või siis ta lihtsalt pani kleepekaid. See on natuke nagu see vahe, siis ma mõtlen, et okei, ma panen ennast tema sussidesse, et noh, tegelikult ongi lahe. Tegelikult ongi lahe, et mul on aega lahti lasta nüüd sellest, et mina umbes käsitsi nägin hästi palju vaeva trükkides, sain asja kokku, onju, et see nüüd on teine aeg ja nüüd on teistmoodi. Ja kokkuvõttes minu jaoks vibe koodimine on täiega lahe. Ma ise selles mõttes olen ülirahul sellega, et ma saan lihtsalt rohkem ideid katsetada. Ma olen ise vähem kinni. Ja siis turul on muidugi rõõm näha, kuidas inimesed ei pea maksma mingit 5 tonni selleks, et saada oma mingisugust väikest asja ülesse. Et üliäge. No nüüd järgmine küsimus tekib, et kuule, kui asi pealtpoolt toimib, vajutad nuppu, töötab, ilusad värvid, animatsioonid, kõik on nagu ilus, kas me üldse peame teadma, mis seal sees toimub või ei pea tegelikult? Ei pea teadma nii kaua, kuni sul pole riske. Kui sa teed mingi tööriista endale ja see töötab ja see lahendab see probleemi, jumala eest, super hea. Ongi kõik, rohkem polegi vaja mõelda. Kui sul on aga teised kasutajad, kui sul on seal sees firma andmed, kui sul on kasvõi kolleegid seal, eks ole, mitte isegi võõrad, aga kolleegid, Mis see kes tähendab, et näiteks see on mingid, siis nagu sisse logimisega asi, et keegi loob konto näiteks, kas juba siis? Noh, et keegi peab sisse kusjuures see logima on või hea täpsustan küsimus natuke. nüüd. Ütleme, kontosid kasutatakse, ütleme suures pildis ja, täpselt nii ongi, on ju jah, et kui sul on konto, sa juba salvestad kellegi infot ja seal on keegi veel peale sinu, siis on juba nagu, siis sul riskid kasvavad. Mhm. Jah, Mhm. Nojah, enamus neid vibe-kooditud asju nõuavad küll seda, et sa looksid konto. Ja mis siis, mida me siis peame teadma, mis seal nagu sees toimub, et esiteks me ju ei oska vaadata, noh, ma võin sinna vaadata seda ilusat koodipuru teksti, aga ma ei saa mitte midagi aru, nagu kuidas ma mida vaatama pean üldse. ja Eh, alustame sellest, et see ai, eks ole, on nagu natuke nagu Šveitsi juust, et ta on hea maitsev ja tõesti nagu toidab, onju, aga samas ta on ikkagi auguline. Mul oli hiljuti, või sellest võib-olla räägime pikemalt, Leera, ei, mine emme juurde, mine. Oota korra.
lihtsalt infoks, et ma olen siin Leedu metsas kuskil, meil on siin kämper ja koer ja jube lahe on, aga see on kodukontor siiski lõppkokkuvõttes. Niisiis, et mis pead teadma sellest koodist, mida see ai sulle genereerib, arvestades just riske, on ju. sa pead teadma seda, et see alati ei tööta. sa pead teadma seda, et ai genereerib kõige paremini UI-d ehk siis seda, mida sa näed. sellepärast, et selle kohta on kõige rohkem treeningmaterjali. ta teeb seda fantastiliselt hästi no valis ikka ja hea nagu see ai, ma mõtlen, et ta oleks pidanud ikka tagurpidi tegema, et kõigepealt just selle sisemise poole korda, aga okei, räägi edasi. tead, point on just selles, et seda on vähem. internetis on seda näidet vähem ja see masinavärk on lihtsalt, see ai, ta on lihtsalt teeb seda hästi, millel tal treeningmaterjali ja millel tal ei ole, seda ta ei tee. näiteks ma siin oma puhkuse ajal ikka lõpuks andsin alla ja läksin arvutisse ja tegin oma unistust, et ma tahan teha niisugust mängu, kus on mingi küla ja külas on inimesed ja need inimesed ise mõtlevad kõik. minu arust väga lihtne. Niisuguseid mänge on ammu tehtud, on ju, aga nüüd on meil nagu ai, kes võiks nagu kontrollida neid inimesi. ja ma ehitan seda ja ma vaatan, et minu see cloud, ta ei saa ikka üldse hakkama. ta ei saa ikka üldse hakkama, tal on siuksed probleemid, et ta kirjutab koodi ära ja siis ma küsin, et mis seal koodis on, siis ta valetab. ta ise alles kirjutas selle ja nüüd ta valetab mulle selle kohta, et mida ta siis kirjutas, sest et tema ei saa aru, see ei ole meelega, see ei ole see, et ta tahab valetada, tema tahab head muljet jätta sulle just. ja siis ta kuidagi luuletab mingi värgi kokku ja ma vaatan seda mängu ja ma vaatan seda koodi ja mõtlen, et see on ilmselgelt nagu kõik asjad on valesti lihtsalt. ja mul ei ole palju koodi, mul oli 600 rida, see on üks fail. just sellepärast sellist mängu pole keegi kunagi ehitanud. kui sa teed veebirakendusi ja omale mingi pisikest tööriista, siis seda on internet täis. seda minusugused progejad on pannud internetti avalikult ja tasuta teistele kasutamiseks ja ai nüüd oskab seda teha. aga nii kui sa puudutad neid kohti sinu äris, mis ei ole tavaline, siis seal hakkab vigu tekkima. ja kuigi sul kasutajaliides võib-olla töötab, siis võib-olla andmed salvestuvad valesse kohta üldse, valel kujul. võib-olla ta salvestab vähem, kui sa arvad, vales formaadis, siuksed asjad maksavad valusasti kätte pärast. kas üldiselt sellised vead tulevad välja nagu ilma koodi oskamata ka, et noh, et ühel hetkel lihtsalt mingid nupud lakkavad töötamast või võib ollagi niimoodi, et ma päriselt sinisilmselt arvan, et minu asi on nüüd valmis, ma levitan, lasen inimesed sinna sisse, inimesed panevad kõik oma andmed sinna sisse ja siis tegelikult tagauks on lahti, aga ma ei teagi. oh jaa, muidugi neid häkkimisi on ju nüüdseks päris palju ja eriti naljakas on see, et vaata turvamaailmas on selline termin nagu honeypot ehk siis nagu meepott on ju nagu see puhhis. et selle mõte on see, et mida magusamaks sinu see meepott läheb, seda rohkem tahavad häkkerid sinna sisse saada. aga nüüd tuleb selline aeg, ma ju nüüd ennustan tulevikku, nüüd kohe varsti on selline moment, kus käivad ringi bot'id nagu käivad ringi automatiseeritud häkkerid, mis otsivad spetsiifiliselt vibe kooditud asju, sest et kõik need vead, turvavead, mida progejad on nüüd terve karjäär vältinud ja edukalt, tulevad nüüd tagasi. sest et Opus 5 ja 27 ka veel, ma ei tea, mitme aasta pärast on ju. millegipärast nad teevad neid samu vigu ikka ja jälle, kuigi nad teevad väga hästi, mis need turvavead on. ja olen ka seda näinud, kuidas ühe kliendiga mul oligi niimoodi, et ma leidsin siis käsitsi turvavea ülesse, ütlen kliendile, tema ütleb, et ei, et see ei ole päris. mu cloud ütleb, et kõik on hästi. ja siis ma lähen ka cloud'i käest küsima, noh, et otsi turvavigu ja blablabla. ei leia, ei tunnista ja lõpuks, kui leiab, ütleb, et aga see ei ole tegelikult üldse oluline turvaviga. ära muretse selle pärast. ja progeja lihtsalt nagu, aga see on nagu nii, see on nagu hügieen progeja jaoks, mitte siukseid vigu teha. nii et seda me teame jah, et ai nagu luuletab meile ja on meie vastu kena ja proovib meile meeldida ja meie tuju hoida üleval. aga kui palju ta ikkagi siis valetab, et sa tõid oma näite, et noh, selles mõttes sa tõid küll selle paralleeli, et kui tal on treeningandmed mingi asja kohta, siis tõenäoliselt ta teeb seda asja paremini, kui tal pole, siis ta võib eksida.
aga kui palju sina oled kogenud teisi rakendusi kas vaadates või ise tehes, et protsentuaalselt oskad sa öelda, et 100%-st, kui palju ta metsa paneb tegelikult? appi, see on nii terav küsimus. Ma tahaks öelda, et ta paneb enamasti metsa ja siis, kui tal vahepeal õnnestub õigesti öelda, et siis on nagu õnnestumine. Aga ma tean, et need, kes vibe koodivad, on ju, nende jaoks tundub kõik tõde. Nende jaoks Mhm. tundub, et kõik on hästi. Mis see Krister Jaa. jamad siin? Mingi progeja tuleb siin seletama. Aga ma ei tea, ma ei tea, ma nagu, kui ikkagi vibe kooder tuleb, küsib koodi review'd minu käest, et please vaata üle, on ju. Mul ei ole veel olnud sellist olukorda, et kõik on hästi. Mhm. Et selle valetamisega on see probleem, et sul võib olla nagu, kuidas ma ütlen, et see on nagu, kui sul on 90% kõik õige ja 10% on nagu mööda, isegi viltu, mitte täiesti valesti, vaid viltu, siis see võib tähendada seda, et sa ärkad mingi 3 kuu pärast üles alles. Ja siis sa avastad, mul ühel kliendil reaalselt oli niimoodi, et ta ehitas mitu kuud mingit asja, testis oma kolleegidega, see oli sisetööriist firmasse, on ju, mina veel hoidsin tal mingit silma peal, aga ta tahtis väga palju vabadust, ma siis andsin. Ja siis 3 kuud läheb mööda ja siis ta ütleb, et pagan, aga see ju ei teegi seda asja, mis ma lõppkokkuvõttes tahtsin üldse. Ja nüüd see cloud ütleb, et seda ei saagi teha ja peab kõik ümber tegema. Miks? Ja siis ma üritan talle seletada, et noh, ju siis sa ise juhtisid ta sinna, ju siis sa ei kontrollinud piisavalt, et ma ei oska ka enam öelda, miks sa sinna sattusid. Aga see käib niimoodi selle cloud'i valetamise ja selle kasutaja nagu soovmõtlemisega käsikäes ja kuidagi jõutakse kohta millegipärast hästi hilja, et oih, ma ei olegi üldse seal, kus ma arvasin. Ja ma isegi ei räägi häkkimisest praegu, on ju. Aga Mhm. jah, kuidagi see niimoodi tuleb lõpuks välja, et lõpuks saad ikka teada. Lõpuks saad. Mhm. No siis on põnev aeg nagu häkkeritel, et sest neid vibe kooditud asju on tõesti siin, nagu ma kujutan ette, sadu tuhandeid turul olemas. sa Ja mind huvitab, et mis nad sealt kätte saavad, et kindlasti hästi palju kasutaja andmeid, mis on tore, siis nad müüvad selle maha, saavad raha. Aga ilmselt on mingitel kasutajatel ka mingi äri niimoodi seotud seal, et saab äri manipuleerides juba mingit raha kätte. Mhm. Nii et praegu siiamaani on niisugune suht niisugune mustades toonides vestlus olnud, et nii mõnelgi vibecode'ijal, kes meil siin pealt vaatab, vist läks tuju ära, et mis me nüüd tuju tõstmiseks teeme, Krister? Mul vist jah, mul on see mängu tegemise kogemus on nii värske praegu, et mul on siuke tunne, et kas ta üldse midagi oskab, onju. Aga no reaalsus on muidugi ikkagi see, et progejad nüüd on ju kõik vibe kood, noh, kes see sõna on nii nagu juba ikkagi kuidagi laiali valgunud, et mis see tähendab üldse, aga päris progejad täna ikkagi enamasti nüüd progevad koos AI-ga, et niimoodi, et ma nüüd kirjutan ise koodi, ma seda ei viitsi teha, me lihtsalt progejad hoiavad nagu teravat silma peal kogu aeg. Ja kui sa kuuled netist, et et ma enam ei loe, et ma lasen cloud'i kontrollida, siis tavaliselt tuleb välja, et see progeja, kui ta nimetab progejaks ennast, siis ta pigem proges WordPressi, mitte nagu päris rakendusi. See on nagu siuke progeja huumor praegu siia vahele. Kus ma nüüd tahtsin jõuda sellega? Et kas on lootust üldse vibecode'ijatel või me peame selle vibecode'imise ära Jah, unustama? ma olen täiesti kindel, et näiteks 5 aasta pärast see vibe koodil on täiesti eraldi positsioon firmades. Sest et see ei ole realistlik, et keegi läheb tagasi käsitsi kirjutamise peale. Et kui nüüd siin olijates kedagi huvitab, et jah, et mulle meeldib see vibe koodimine, ma tahan seda tõsiselt võtta, ma tahan, et tulevikus, kui see positsioon eksisteerib, ma olen täiesti kindel, et see eksisteerib, see on ilmselt mingisugune äriabi. Ta on rohkem nagu seal äripoolel, kui progeja on seal tehnilisel poolel, on ju. Et kui sa tahad sellega tegeleda, siis sa pead lihtsalt hoidma ennast kursis, mitte mis on viimane mudel, sest et noh, küll see tuleb, noh, niikuinii nad kõik võistlevad, niikuinii nad on kõik sama head tegelikult. Pigem on see, et kuidas sina eristud teistest vibe koodijatest ja siis tuleb mängu see, et okei, kas sa tead, mis asi on üldse arhitektuur, mis asi on andmebaas, miks on andmebaasi vaja, kuidas eristada näiteks see, mul on see Alvar seal LinkedInis kogu aeg räägib, et CSV ei ole andmebaas ja jumala õige, seda peabki teadma, et CSV ei ole andmebaas ja nüüd sa võid küsida, miks ei ole ja lähed uurid, onju. ja, ja kui sa tahad nagu päriselt karjääri selles asjas
või siis kasvõi enda ettevõttes kindlust tunda, on ju, siis sa teed seda, mida teised ei tee. See on see, mis on raske, mis on kõige raskem. Kõige raskem on endale päriselt selgeks teha midagi. Mhm. Päris raske on õppida programmeerima. ma naeran seda, kuidas praegu käib minu mulli sees, sotsiaalmeedia mulli sees, sest ma olen seal, ja see sõda programmeerijate ja vibecode'ijate vahel, need arutelud seal chat-GPT grupis ka, mis vahepeal väga tuld võtavad ja Piret, kes oli meil, Piret Ilver Sokisahtlist, kes oli meil ka vibecode imise festivalil, näitas oma rakendust, saab ka ikka tuld ja tõrva nagu nende progejate poolt, et ettevõtjana siis on ise teinud endale asju valmis. Aga mis ma nagu Pireti puhul imetlen, ongi just nimelt see, et tema ei tee lihtsalt valmis ja siis hoiab pöidlad nagu peos, et loodame, et kõik õnnestub, vaid ta päriselt nagu tema arutelu või see nagu sõnavara on juba sellisel tasemel, et Vibecode'imisfestivalil üks programmeerija võttis mütsi maha, ütles, et super, et sa räägid nagu programmeerija juba praegu siin. Et selles mõttes tõesti on võimalik nagu ennast Vibecode'ijana viia nagu noh, mitte programmeerija tasemele ja seda vist polegi vaja või kas on vaja, kas mul ei on olegi vaja, mm? -hmm. ei ole. Ütleme nii, et ma arvan, et siin tulevadki mingid uued tasemed, et ma arvan, progejatel olid mingid tasemed, et kas sa oled see juunior, et oskad neid asju ja mida iganes. Ma arvan, et vibecode'ijatel tulevadki uued tasemed, et näiteks, et kas sa oskad baastasemel algoritme mõista, et kui sul see cloud seal viskab neid asju, mida ta muudab siin-seal, on ju, muidugi nüüd aina rohkem peidavad seda, aga kui sa miks tahad, nad sa võid seda, peidavad, miks nad peidavad? sest et nad kallutavad ennast vibecoderite poole. Seal on suurem turg. mm? -hmm. Progejad niikuinii juba progevad sellega või siis progejatel on see kange tahtmine ikkagi midagi ise leiutada, on ju. Meie jaoks on igast tööriistu, et meil on nagu cloud'i sarnane toode, mis on nagu sees tühi. Et kui cloud code on niikuinii vibe cooditud ja see on, ta on vibe cooditud, on ju, siis sama hästi võin mina ju iseenda tööriista vibe coodida, mis mulle meeldib, teeb täpselt seda, mis mina tahan. Mm -hmm. Aga eks need cloud'i mehed saavad aru seal, et lõppkokkuvõttes see turg, et nagu kas ma teen progejatele tööriista või ma teen kogu turule tööriista, kõikidele äriinimestele, on ju, see on see vahe. Aga ja, et kui sa oskad basic tasemel koodi lugeda, on juba päris hea, midagi sa loed sealt juba välja. Kui sa saad aru, mida need errorid tähendavad, annavad sulle midagi, siis cloud'il on mingi teema, et ma näen mingit errorit, mis minu jaoks on tavaline, annan talle selle ette, tee korda, ta teeb mingi vale asja korda. Ma ei tea, mõnikord juhtub lihtsalt. Aga kui sa loed errorit ja sa saad aru, mida cloud teeb, sul on juba parem. Ja siis on see nagu higher level asjad nagu, et jällegi, et kas sa tead, mis on andmebaas, kas sa tead, kuidas internet põhimõtteliselt töötab, mis asi see brauser üldse on ju. Et kui sa sisse logid kuskile, et mis need toimingud andmebaasi ja sinu rakenduse ja kliendi brauseri vahel toimuvad. Näiteks, kusjuures ma nüüd taipasin, et äkki on hea küsimus, et mis asi see two-factor authentication üldse on, miks see üldse vajalik on? Et sa logid kuskile sisse, miks on vaja mingit smart ID-d toksida? Miks on vaja, Google'il ja nendel on ka mingid omad numbrite süsteemid, et kuidas sisse logida paremini, on ju. Ja kuidas näiteks, mis on põhilised turvavead, mis on nagu maailma top 10 turvaviga? Mida rohkem sa sükest asja tead, seda kiiremini sa saad oma rakendused tehtud, seda paremad nad tulevad ja ma vean kihla, et tulevikus on vibecoderitele mingi eraldi mingisugune sertifikaat ja ma ei mõtle nagu, et ma oskan cloud'i kasutada, nagu see cloud annab serti välja, on ju. Vaid just see, et kui sa selle inimese käest tellid, mis sa sellest saad? See on mingisugune garantii, mingi lipuke tuleb külge sellest. tead, mis me hakkame ju juba varsti neid Saad, sertifikaate jagama oskad, siin, jah. et me hakkame neid sertifikaate siin juba varsti jagama veebikoolis ka, sina ise hakkad jagama neid varsti. Tõesti või? jaa. ja Kuule, see võib muideks, päris hea sa, olla. kui kõik läheb hästi, siis sa saad ühe sertifikaadi mulle ka anda, sest et mina tulen ka õppima seda asja. Ülikõva, ülikõva, põnev. Ei, selles jah. mõttes on õige, kui sa minu kursuse läbi teed, siis sa oled ikkagi nagu, hakkad minema sinna juunior arendaja poole. Et ma olen õpilaste pealt ka näinud, et eks see vibe koodimine tuleb neil sisse automaatselt, on ju. Aga ma ju tean, mis õpilased nagu päriselt oskavad, jagavad matsu need, kes ei oska ja see jutt ja tulemus, mis tuleb nagu oskaja käest vibe koodides, on ikkagi teisest puust nagu.
Mhm. ta tegeleb hoopis teiste asjadega tegelikult kui see, kes lihtsalt promptib. Mhm. Väga lahe. Ma ütlen vahele lihtsalt, et kes meid siin kuulavad ja vaatavad, et kõik lihtsalt kuulavad, keegi pole nagu otseselt midagi küsinud. 68 inimest on meil hetkel siin laivis, järelvaatamisi tuleb ka kindlasti. Et kui sul on mingi küsimus praegu, siis on väga hea võimalus, küsi Kristeri käest, ma annan talle kohe selle küsimuse edasi, võib-olla Kristeril endal on ka see chat siin lahti, näeb siin neid vestlusi. Ma Aga panin kinni igaks juhuks panid ühenduse igast pärast. juhus kinni, et saaks keskenduda. Ma täiendaks seda ka muidu, ma väga ei keskendunud sinna, et ma muide olen Polütehnikumis nüüd siis Tech Tallinn, ei Tehno Tallinn õpetaja ja ma tegelengi sellega, et nagu lihtsad asjad veel lihtsamaks teha, kui nii võtta, et lolle küsimusi pole olemas ja õigemini lollid küsimused on just need, mida ma tahan. Need on need, kus peitub tegelik keerukus. Väga hea. Asjad, mida vibe-koodijad võib-olla ei taha julge küsida, ei taha välja näidata, on ju, et nad ei oska, ei mõista, on tegelikult just need, et kui sa selle ühe vastuse saad, siis sa oled jälle nagu suure sammu võrra ees teistest, kuna keegi ei taha küsida. Väga lahe. Aga kui sinul on ka nüüd huvi tekkinud siin kuulajana, et tahaks siis seal next level vibecode'ija olla, siis meil on veebikooli tiimil on välja töötatud niisugune äge pakkumine sulle, et kui sa kirjutad siia kommentaari rebane saada, siis sulle tuleb üks üllatus Messengeri vastu. Nii et kirjuta kommentaari rebane saada, siis näed, mis sulle tuleb. Aga Krister, enne kui me siin otsad kokku tõmbame, ma tahaks ühte näidet, kuidas sina vibe koodimist alustad ja kuidas sina promptid, et me rääkisime sellest, et sa oskad seda koodi vaadata, on ju, noh, sa oskad aru saada sellest arhitektuurist, mis seal toimub ja siis minule võib see Claude tõesti nagu suud ja silmad täis valetada, ma ei saa mitte midagi aru, ma olen väga happy, kui need nupud töötavad ja animatsioonid vilguvad, aga ma tahaks nüüd siia algusesse tulla korraks, et nüüd kujuta ette, et nüüd praegu seal metsa sees sa hakkad midagi vibe koodima. Mida sa teed, mis on need sammud, mida sa alguses teed ja mida sa alguses üldse küsid või mis on need esimesed asjad, mida sa teed? Paned mu mõtlema kohe, võib-olla seesama mäng on kõige parem näide lihtsalt sellepärast, et see oli minu jaoks nagu eksperiment, et kui ma hakkan, et see on natuke tundmatu mu jaoks, on ju, et siis on natuke parem näide. Kui ma õigesti mäletan, siis see algas niimoodi, kui ma nüüd mõtlema hakkan, siis see on päris tihti niimoodi, et kõige tähtsam asi, mis mul on esiteks vaja tehtud saada, on endal ülitäpne selgus, mida ma üldse tahan. Ehk siis ma võtan Cloudi lahti ja ma ütlen talle oma kavatsuse ära ja siis ütlengi talle nii, nüüd me arutame seda järgmised vähemalt pool tundi nagu, Mm. et leia üles kõik minu pimenurgad, millele ma ei ole mõelnud. Sealjuures ma natuke kaldun ka tehnilise poole selle võrra, et too mulle kohe välja, kui mingisugune feature on tehniliselt keeruline, mis ei ole tegelikult nagu tähtis, nagu vidin siis on ju. Mhm. Ja siis ma arutan temaga selle läbi ja lõpus ma ütlen, et okei, nüüd pane kokkuvõtte kirja mulle kuskile faili, et see jääb mulle alatiseks kuskile taustale alles. Nii. Ja kui see on ära tehtud, siis järgmiseks ma hakkan rohkem nagu arhitektuuri planeerima. Ja see tähendab põhimõtteliselt seda, et, et mis on üldse need jupid tarkvaraliselt, mis mul on vaja. Noh, kui muide selles mõttes, et vaata, mingid otsused on mulle juba ette tehtud, et kui tavaline vibecoder paneb cloud talle ette, mis stack'ide kasutab, stack on Mhm. niisugune sõna, et natuke võib-olla hirmus, aga tegelikult lihtsalt tähendab, et mis need, no mis operatsioonisüsteemile ma selle ehitan, kui ma niimoodi nagu üldistan, on ju. Et mul on see juba enne otsustatud, et arhitektuur tähendab pigem seda, et selle operatsioonisüsteemi sees, mis failid ta tekitab, mis faili struktuur on, mis on need moodulid, moodul ongi meelega hästi üldine termin, mis moodulid eksisteerivad, mis moodulid on millega ühendatud, kust info liigub, on lõpuks küsimus. Lõpuks on see, et kes kellega suhtleb, mis on, puusalt tulistades on ikka lähed natuke mööda, on ju, aga kõige tähtsam asi, mille peale mõtlema peab, on alati, mis data jõuab andmebaasi. Mm. See on see, mida sa ei saa tagantjärgi korda teha. Mm. Et kood on niisugune asi, et sul on mingi probleem, noh, teed korda, pole hullu. Aga kui su koodis olev probleem tekitab andmelünga andmetes, no seda sa ei võlu kuskilt välja. Mhm. Ütleme, kui sa oled
ma ei tea, ongi sul sokitahtel on ju, sa oled seda kasutanud juba 6 kuud ja siis sa Mhm. avastad, oih, see ülikriitiline asi, mida mul on vaja raamatupidamiseks, mida mina arvasin, et on olemas, sest et cloud ütles, aga ma ei kontrollinud, Mhm. tegelikult pole olemas. Nüüd on see koht, et okei, ükskõik palju need progejad maksavad, ma vajan Mhm. aidake mind välja, onju. Et seda olukorda vältida, siis data, andmebaas, mida sa salvestad, räägid cloud'iga üle, aga pärast kontrollid ka üle ja noh, see on ka muidugi tore, et cloud ühendub sulle andmebaasi ja kontrollib, aga ma ei tea, mina ikkagi lähen ja vaatan ikkagi lihtsalt andmebaasi ennast ka. Mhm. väga Aga äge, sul niimoodi on. ja samm-sammuliselt. Ja siis kusjuures üks oluline vahe, mis ma nüüd olen Vibecoderite partner olles õppinud, on see, et sa ei kirjuta kogu oma äriplaani spekiks ja siis lased cloud'il ära teha. Ülihalb mõte. Sa teed niimoodi, et sa võid selle speki kirjutada, kui sa tahad, aga cloud'ile sa annad ühe pisikese ülesande. Tee mulle nüüd see nupp ära ja siis sa lähed vaatad, kas see nupp töötab. Ära lase tal teha 10 asja korraga. Tal läheb lihtsalt niimoodi lappama. mm. Jah. No vot, nii palju juba siukseid nagu terasid, mille peale ise kindlasti ei tule. Ja see on ka põhjus, miks mina tulen sulle sinna programmi õppima, et ma tunnen, et või ütle, kas ma saan sealt sellist nagu teistmoodi mõtlemist, et ma ise mõtlen nagu inimene, ma suhtlen nagu ai-ga nagu inimene, mis tegelikult ju ai ongi praegu nagu häälestatud on ju, et sa saadki temaga inimese moodi suhelda ja ta vastab sulle ka inimese moodi. aga ma ise loodan, et ma saan sellist nagu algoritmilist mõtlemist või nagu teistmoodi mõtlemist, kuidas programmeerijad mõtlevad, et kas ma saan sellest programmist seda? Ja kusjuures seal on mitu taset. Steve Jobsi tase ehk siis see, mis tema ütles, oli see, et kui sa õpid progema, siis sa lihtsalt õpidki mõtlema. Cool. Mm. Ja mina ise mäletan, et kui ma õppisin progema, ma märkasin, et mu vestlused inimestega läksid täpsemaks. Ma sain lihtsamini aru, kui nad ajasid loba, kui neil tegelikult ei olnud argumenti nende väidete taga. Ja seesama kehtib ka sul muidugi cloud'iga, aga see teine tase on see, et kui sa õpid need alustalad programmeerimises ära, ainult alustalad, siis see suur asi, mida sa saad teada, on see, kuidas arvuti tegelikult mõtleb. Mhm. Mitte see, mida cloud näitab sulle, nagu ta mõtleks, Mhm. vaid Mhm. mis võimalused on nagu arvutiprotsessoril põhimõtteliselt. Ja neid ei ole palju, need on mingi 10 asja, mida sa pead teadma. Ja kui sul see 10 asja klikib, siis sul on mingi, et kõik on ehitatud, kogu internet, isegi ai ise on ehitatud nendele 10 asjale. Ja siis, kui sul on nii-öelda tööriistakastis need 10 asja, näed sa cloud'is paremini läbi. Nagu Mhm. progeja, kui ta cloud'iga suhtleb ja ta läheb ka võssa, onju. Noh, progeja töö läheb võssa. Samamoodi nagu Vibecoderil, et see on põhimõtteliselt tõsi, aga praktiliselt tegelikult see on hoopis teistmoodi, et ma tegelikult tunnen seda haisu kogu aeg. Ma saan tegelikult aru, kui ta hakkab hämama oluliselt kiiremini. Mhm. Nagu kui mul klient, eks ole, keda ma nõustan, kui tema ütleb mulle mingid teatud sõnad, et kuule, ma tegin selle asja ära, siis nüüd on mul nagu detektor, et kas ma peaks paanikasse minema või mitte. Kas ma pean kohe vaatama ta koodi üle, kas seal on üldse võimalik, et ta keeras midagi väga ontsu või mitte. Mhm. Ja see on puhtalt sellepärast, et ma tean, mis, mis on arvuti nagu limitatsioonid või võimalused üldse. Sest et see on hästi väike maailm tegelikult, mida arvuti oskab ja ei oska. et mis need realistlikud ootused on ju, kui sa lähed sinna vibe koodima? Ja et sul tekivad hoopis teised küsimused ka, et Cloud ütleb, et tegi mingi asja ära, onju. Sul juba peas jookseb, okei, aga kuidas ta tegi seda? Sest et nagu ta ei küsinud mult seda asja. Ma ei näe, et ma ei tea, mingi koodiridade arv on vale või noh, mida iganes. Siuksed nagu vihjed tekivad sulle, kui sa oskad neid põhiasju. Mhm. Epp Ja küsib mitte siin kus, ka, et jaa, jah, tahtsid ütle lõpuni? ma hakkasin mõtlema, et kui sa tuleb mu kursusele, mind väga huvitaks tegelikult su perspektiiv pärast ka, et kuidas sinu jaoks vibe koodimine muutub, sest varem ei ole olnud sellist asja, et tuleb vibe kooder progema, onju. Mhm. Mhm. jaa.
Okei, aga siis ma küsin kohe enne, kui Epu küsimuse sulle esitan. Epp küsis siin kommentaariumis ja Jaanikal on ka üks küsimus, aga et kellele see programm on, et noh, mina natuke olen, on ju, vibecode'inud, ma olen nagu WordPressi maailmaga rohkem natukene kursis ja noh, arvutimaailmaga ma iseenesest olen ka, on ju, et ma ikkagi arvutis teen tööd igapäevaselt. aga kas sellesse programmi võib tulla näiteks inimene, kes nagu üldse pole arvutiinimene, pole varem kokku puutunud või kuidas, kellele see pigem mõeldud on, kas nendele, kes juba on vibe koodinud ja juba natukene võib-olla teavad või võib ka täitsa nullist tulla? See võid tulla nii nullist, et sa ei oska ette ka kujutada, sest et nagu lõppkokkuvõttes mina õpetan 10. klassi tavaliselt ja need inimesed ei ole ju töötanud isegi mitte ja nii mul tuleb turu pealt, kusjuures vanemas vanuses tuleb mu klassi ka. Et mul on muidugi õpetanud ka täiskasvanuid ja ma näen seda, et nad on lihtsalt nii palju asjalikumad. Nad saavad selle, mis vaja, nii palju kiiremini kätte. Aga Mhm, point on selles, et ei pea teadma, mis asi on fail, sest ega need õpilased teavad ainult, mis asi on TikTok ja Roblox, ega nad tõesti nagu, nad pole näinud mitte midagi. mhm. väga lahe, sest minule, no ma lihtsalt ütlengi, et ma olen olnud sinu koolitustel ja mulle väga meeldib see, et sa oskad selle loogika nagu selgeks saada, et iga kord, kui ma su koolitusel olen või sind kuulan, siis mul mingi pirn alati läheb alati peas põlema ja siis mingid ühendused nagu seosed tekivad mu ajus, et kuna vaata seda praktikat on ju, et ma teen ju midagi kogu aeg arvutis, aga ma tegelikult ei tea, mida ma teen, minu jaoks on see must kast, ma vaatan lihtsalt pealtpoolt kogu seda värki ja siis, kui sina seletad midagi juurde, siis mul nagu mul alati tekib mingi sihuke loogika. sa jagad midagi meile, jah? Ja ma ei saa, ma taas leiutan oma seda õppeplatvormi kogu aeg. Nüüd ma ahah, tegin veel ühed mängud ja ma lihtsalt tahan näidata, mida minu juures õppimine vähemalt alguses tähendab. jah, näita jah. On, ma toon alati, mine nüüd eest ära, ma toon alati õpilastele võimalikult lähedaseks kõik need teemad. Sul on tuttavad asjad ees ja siis sa õpid, et mis selle asja nagu taga on. Näiteks, kuidas ma õpetan datat, mis asi on data? Näed, sul on see nutikell, on ju. Ja nüüd sinu töö on sellest nutikellast kätte saada data. Ja Mhm, põhimõtteliselt siin muud ei olegi kui see, et sa klikid lihtsalt ringi. Ma teen ta natuke suuremaks, et kohe alguses sa ei peagi mitte midagi aru saama, lihtsalt vaatad, et midagi siin liigub ja mingi värk siin on, no mis asi, mis sümbolid, mitte midagi aru ei saa, on ju. Kui ei tööta, siis lihtsalt proovid edasi, paned vahepeal reset'i. Aga lõpuks on see, et sa hakkad mõtlema, et okei, mul on vaja see number kätte saada, fine. Siin all ütleb number. Hop, hop, valmis. Sain kätte data. Number on data. Selge. mhm, Kui me räägime datast, on ju, siis tegelikult neid tüüpe on nii vähe, et neid on põhimõtteliselt kaks. Te nägite numbrit ja teine on põhimõtteliselt lause ja siin on tekst. Klikid nime peale. Okei. Sõna või lause on ka data. Selge. Ja rohkem neid polegi. On nimekirjad, on ju, on mingisugused kujud sellised, aga muidu mitte. Ja siis see näide, mis ma nagu eelmine kord ka näitasin, on see, et minu mängud on umbes sellised ikkagi, et sul on mingid kujundid, on ju, sa pead saama sellest ülemisest muutma selle, manipuleerima selle data sinna alumise kuju juurde, on ju. Ja see näide tuleb sellest, et kui sul on nimi, kellegi nimi on ees ja perenimi, ma tahan saada esimest tähte suureks, siis sa saad siin lihtsalt ringi klikkida ja proovida ühtepidi, teistpidi, et mis siis juhtub, et kas nüüd ma tegin 8 jupiks, nüüd ma panen capitalize sana suureks, panen kokku tagasi. Selle sa saad kõik lihtsalt klikkides kätte mhm. ja lõpuks hiljem, kui sa oled toksinud siin neid igasuguseid mänge ja nagu ma näitasin, mul mänge siin on tekkinud nüüd ikka nagu nii mõndagi, siis läbi nende mängude sa juba saad seda tunnetust, et mis asi on programmeerimine, mis asi on programm, see, kuidas arvuti mõtleb. väga Ja lahe. siis hiljem alles lähme koodi peale. Mhm. jah, väga kihvt. Tundub nagu ülimõnus õppimise viis, et ei pea ühesõnaga, me ei pea kuulama 2 tundi juttu niimoodi, et meil aju ära väsib ja siis me tegelikult midagi pärast lõpuks ei mäleta, vaid sa annad meile niisuguse ägeda platvormi ka mängimiseks ette siis. kusjuures ma kaalun, mul tuli üks uus mõte, ma kaalun täiega, et selle programmi vahele
veebikooli spetsial on ju, võiks teha äkki siuksed nagu, see ei ole tehniline, see on selline ikkagi nagu tunnetuse tekitamiseks spetsiifiliselt, et kuidas ai töötab. Et kui sa nüüd noh, näiteks ma panin ühe mudeli, panin enda arvutis kodus tööle, mul on sihuke üsna hea graafikkaart seal onju. Ja siis avastasin, et seal on igasuguseid võimalusi. Näiteks mulle toon ühe näite, mis mulle hästi meeldib, et sul on see mudel, mis vaata, sa oled kuulnud, et seal on mingi miljardeid parameetrid, mida iganes see tähendab, onju, aga ta on suur sul on vaja tervet data center'it, et seda jooksutada, onju. Ja siis nüüd on sihuke lahendus toodud, et sul on see suur mudel, aga kui sa midagi küsid, siis on mingi väike ajuosa selles mudelis, mis otsustab, et millist eksperti sul üldse vaja on. Kas sa küsid midagi meditsiinist, midagi koodist, midagi loodusest, ma ei tea, onju. Ja siis see väike aju otsustab, et okei, käivitame nüüd selle teise väikese osa. Ja niimoodi see mitte ei käivitu suur mudel, vaid käivituvad pisikesed jupid ja niimoodi saan mina parema mudeli enda arvutis käima. Et Mhm. igasuguseid siukseid huvitavaid vidinaid on selle ai maailma kohta, mis ka nagu õpetavad selle kohta, et milleks nad tegelikult üldse võimelised on. Mhm. See aitab näha tulevikku, kuhu see maailm liigub ja kuhu ta ei liigu, mis on tegelikult tähtsam, on ju. Kõik ootavad, et varsti robot tuleb ja on nagu inimene teeb kõik ära. Ilmselt mitte. Loodusseadus tuleb meile, põrgatab vastu, on ju. Aga mis siis saab? Ja selleks, Mhm. et sul endal tekiks see tunnetus, on jälle üks nagu huvitav ala, mida võiks teada. Väga vinge, väga vinge. Aga Epp küsib seda, et kas selle kursuse lõputööna peab tegema kindla töö, mis on ette antud või võimalus teha enda soovitud tarkvara? Nii hea et me küsimus, kõik sest hakkame et nüüd seda sinu mängu ehitama, millega sina ise hakkama ei saanud. jumal, tulge mulle appi, palun. See on ülihea küsimus, sest et klassikaline progemise kursus on jah sihuke, et kõik on ette antud, teed kõik nii, 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 nii. Ja minu aegade algusest, ma olen mingi 5 aastat tagasi hakkasin, ei noh, okei, õpetanud, ma olen 10 aastat, aga 5 aastat tagasi ma hakkasin platvormi tegema, et ma tahtsin ja selle platvormi kogu point on see, et sa saaksid õppida enda tempos, et sa saaksid õppida neid asju, mida sina tahad. Kuigi noh, mingid basic asjad on ikka sihuke tava teema onju. Aga lõpuks sa saad teha selle projekti, mida sina tahad. Mm. Mul õpilastel on nii vähe ideid, et nendega on natuke raske keskkoolis. Aga kui keegi vähegi tuleb küsima, et tahaks teha midagi, siis on jess, sest et sealt tuleb päris asi, see on see, kus sa päriselt õpid. Ehk siis vastus jaa, 100%, absoluutselt, seda ma tahangi. Mhm. Aga kellel pole ideid, siis on mul projektid ka ette antud, mille hulgas sa saad valida vähemasti. Mhm. Nii, siis on Jaanika ütleb davai, kõlab hästi. kui ma nüüd liitun, siis kas ma saan kohe materjalidele ligi ja kohe õppima hakata või? Seda teab vist Kirsike Äh, vastata ka siin täpsemalt meil. see on tõsi ja Kirsik vastab täpselt, aga meil on kuupäev, millal see algab 1. september, kooli minek. ja seal on see teema, et mingi sissejuhatuse ma ikkagi seal teen ja ma veel tegelikult natuke planeerin seda, et mis teemasid ma nagu loengu vormis ka juurde annan. loengu vorm on muidugi täiendus, mitte ta ei ole, see põhikursus on ikkagi nagu iseseisev. Et seega põhimõtteliselt, kui see pihta hakkab, siis sa saad enda tempos ära joosta. Aga mul on niisugune tunne, et nende just siin veebikoolis konkreetselt on see teema, et vibecoderid tahavad natuke enda suunda ja ma tahan seda pakkuda, seega jah, seda siis alustame koos Kirsike ja saab täpsustada Epule, et võib-olla siis, aga siin oli veel üks küsimus, oota, mul hüppavad need siin ees. Nii, kohe ma vaatan, mis veel küsimus oli. Kirsike tegelikult juba vastas siin ka, et teooriaosa saab iseseisvalt läbida, teisipäevased kohtumised on küsimused-vastused sessioonis, ehk siis nagu mida rohkem teed, mina plaanin ka siis tegutseda sellel ajal reaalselt, et mul tekiks hästi palju küsimusi sulle ja siis sa saad aidata neid asju lahendada seal. et ma arvan, mhm. et see on kõige ägedam, et kui sa vahepeal ise jõuad tegutseda ja siis tekivad need küsimused, on ju, et see on see hästi kasulik osa kindlasti. Kõige paremini kasutatav aeg on tõesti niimoodi, nii minu kui Mhm. ka teie ja Mhm. Nii, aga mul kadus see Epu üks küsimus ära või? Ma vaatan korraks.
okei, ma praegu ei leia üles, aga vaata pärast me saame äkki vaadata veel korraks, visata pilgu siia kommentaariumi peale ja vastata käsitsi veel kirjalikult juurde. Nii, okei, aga siis või kui äkki saab panna kiiresti selle küsimuse veel siia kommentaari, kui see oli mingisugune hea küsimus, mida võiks laivis rääkida. äkki keegi Kirsike või Mirel, sest mul kadus ära selle Epu küsimus siin. aga igal juhul põnev, siis lähme siis septembris kooli ja saame targemateks vaipkoodijateks ja siis koodi me pähe õppima ei pea hakkama jah, nagu päris nagu selgeks. see tead, see pole kunagi tegelikult tõsi olnud, et enne ai-d progejad siiski läksid, guugeldasid omale asju, et mitte võib-olla niivõrd, kuidas teha mingit suuremat pilti, see pidi proge ise välja mõtlema, millega aitab nüüd cloud, on ju, aga just mingisugused käsud ja mingisugused spetsiifilised asjad, neid ainult guugeldati päev otsa, et ega see on alati nii olnud, jah. Tiinal on näiteks siin üks küsimus, et mida teha, kui töö ajal ei saa üldse nagu koolituda, et kas muud võimalust pole? aga ma mõtlen, et kas need koolitused on meil õhtuti või? Ma isegi kellaaega ei tea, Kirsiki vastab siis jah. jah, okei okay. Kuigi aga järgi sa saab ütlesid, et niikuinii see on vastata. iseseisev, on ju, et hästi palju niisugust iseseisvat võimalust ka jah, põhiasi on iseseisva niikuinii, jah. mm. okei, ma leidsin nüüd üles tegelikult Epu teise küsimuse ka ja siis me tõmbamegi otsad kokku, sest meil on see kellaajaline asi on siin juba läinud. et milline on koolituse tehniline suund ja tööriistade valik, kas me läheneme arendusele pigem ai põhiselt nagu vibe coding tööriistadega või ehitame traditsioonilist front-end, back-end lahendusi vibe koodides? millised tehnoloogiad, kas React, Java või mis täpsemalt fookuses on? okei okay. see ai küsimus on nii hea, mul oli üks, vastus on see, et see kursus ise keskendub ikkagi programmeerimisele endale. ta on küll ehitatud niimoodi, et ta on front-end, puhas JavaScript, kõik need Reactid ja värgid on liiga keerulised, usu mind. selleks, et sa saaksid just baasprogemise asjad omal kätte. nüüd see ai küsimus on sellepärast pakkus mulle natuke nalja, et mul üks harjutus, mida ma ilgelt nagu ma tahaks katsetada. ma ennustan, et see kukub läbi, aga mõtlesin niimoodi, et sina pead ai-le ütlema, mis koodi kirjutada ja kui sa ei ütle piisavalt täpselt, siis ta ei kirjuta ja siis sa saad temaga seal arutada, et miks on ju. et mul isegi praegusel hetkel ei ole isegi mitte ai nagu abilist seal vahel. mul olid erinevad, katsetasin igast asju, aga õpilased kuidagi aju lülitub välja, ma veel otsin seda õiget kohta. aga ja, see tuleb ikkagi nagu front-end, JavaScript, progemise alused, aga huvitavalt, et miks JavaScript, see, ma ei tea, kas teie seda küsite minult nüüd, aga ma tean, et ma lähen nüüd kooli tagasi, meil on ju need koolid on liidetud nüüd. mul on nüüd, minu kõrval on veel mingi 4 progemisõpsi ja siis ja ma nägin neid ja siis ma vean kihla, et nad tulevad, et mis JavaScript, miks mitte Python ja siis ma seletan neile, sest et JavaScript on tegelikult kõige lihtsam keel, see on veebikeel, see on front-end'i keel, see on see, mida me kõige rohkem kasutame. ja see on see, et kui tööle tahad, et siis JavaScripti on tegelikult maailmas kõige rohkem. Mhm. nii, kas see vastas küsimusele? Ja me saame, kui Epul on veel mingeid küsimusi, siis tegelikult saab veel kõne ka teha, et sealsamas selle maandumisleht on siis ka selle Kirsikese kõnelink, et te võite, kellel tekkis mingeid küsimusi selle programmi suhtes, et siis te võite vabalt ka veebikõne teha või kirjutada info@veebikool.ee, et siis kõik kas ma küsimused võiksin saavad kiiresti vastatud. küsida publiku käest hoopis, et pange lihtsalt jah või ei või midagi, et kas see jutt, mida ma sinna ai mudelite kohta rääkisin, kas see tundus teile huvitav, kas te tahaks veel teada, kuidas see ai põhimõtteliselt töötab? mina mitte küll tahan progemise mõttes, vaid lihtsalt. mm. Täiega, ma arvan, et see hästi aitab, sest et noh, ongi, et meil on vaja aru saada. aga ja kirjutage kas ja või ei. kas see see jutt on niisugune huvitab nagu, teid? see on täpselt niisugune semitehniline, et seal ei ole midagi nagu, mida ei võiks nagu slaidide põhjal õpetada, aga samas, kas kedagi huvitab, täpselt Piia ma ütleb, ei et ole jah, veel uurinud. kindlasti. okei okay., Katrin näiteks küsis, et kas koolitusel või seal programmis osalemiseks on vaja, et oleks Claude olemas, tasuline konto. ei, me ei vibe koodi tegelikult üldse.
Et see, mille jaoks täiskasvanule ma luban ai kasutada selleks, et õppida või mõista mingeid asju, aga me ei kirjuta koodi ai-ga, me kirjutame koodi käsitsi ja Mhm. see ongi nagu kogu mõte. Et mõista seda, kuidas siis põhimõte on siis selles, et aru saada, kuidas siis see vibe koodimist paremini saaksid teha, et kõigepealt sul on vaja need alustalad nagu endal selgeks saada. Ja, ja Mhm, sealjuures meil on programmis on meil siuksed asjad nagu testid, automaattestimine, niimoodi ehitatud, et sa isegi tegelikult ei õpi seda, vaid ta tuleb muu seas. Ja see õpetab ka seda, et noh, kui küsida, kuidas teha niimoodi, et vaikudides mul ei oleks vigu ja oleks ikkagi see, mis ma tahan, siis sa pead täpselt teadma, mis asi on testimine ja mhm, kuidas seda kasutada. Aga selleks, et seda õppida, jah, me ei saa kasutada ai-d lihtsalt siis tead, vaata, mina õpetan tegelikult keskkoolis progemist selleks, juba enne ai-d oli niimoodi, et treenida loogikamusklit. mhm, See tegelikult taandub sinna ja me treenime seda loogikamustrit, kirjutades koodi. Sa võid mõelda sellest, et noh, mõni ütleb, ah, ma treenin ka, ma teen sudokut. Ei, saad aru, see on hoopis teine asi nagu. See on see, et kujuta ette, et sa vestled inimesega, aga sellel vestlusel on nii kitsad reeglid, et sa võidki nagu noh, seesama 10 asi on, et sa võid, sul on ainult 10, ma ei teagi, 10 nagu kangi, mida sa võid tõmmata selleks, et oma lause saada öeldud, on ju. Vot siis mhm, tuleb loogikamängu nagu, kuidas ma nüüd saan väljendada kõike seda meie maailma koodis. mhm. Jah, aga tead selle ai küsimuse peale, et kas inimesed on huvitatud aru saamaks, kuidas ai mõtleb ja kuidas ai nagu programmeerib, tuli ikka väga palju jahhi siit oh, kommentaaride, mingi üle lahe. 10 kõvasti. Siis ma panen selle ikka nagu tugevasti sisse. Mhm, Sest seal on tõesti, seal on väga huvitavaid asju, et vaata, mäletate, kui tuli GPT 3.5 on ju, natuke näppisid, vaatasid, et oh, et räägib justkui nagu mõistlikku juttu, aga mitte piisavalt, et midagi asjalikku teha, onju. mhm, saad aru, suurim asi, mis sellest ajast on tegelikult muutunud, ei ole mitte mudeli enda oskused, vaid puhtalt see, et nad tegid siukse triki, selle nimi on reasoning. See on nagu reasoning model on siis, et kui sa küsid midagi, siis enne kui ta sulle vastab, küsid ta enda käest veel mingeid küsimusi, et mida see kasutaja tegelikult tahab teada, mis infot mul võiks juurde otsida, siukseid asju onju. Ja see ongi mhm. reasoning model ja nüüd on meil 10 korda targem nagu see ai onju. ei, väga äge, siukseid trikke on seal veel väga lahe. okei, kuule, aga sul tuli päike välja, sa saad nüüd päikest võtta. palju kraade on õues? ma ei tea, 20 ainult või? ime, et mul külm ei ole. Ma olen muidu harjunud 38-ga, see oli ikka jube. See oli jube. Lähed välja ja sa tunned, kuidas sa praed, nagu nahk põleb. aga nüüd sa oled siis Eesti poole teel, millal sa jõuad koju? Äh, homme ilmselt. Tegelikult pidin juba täna olema, aga tead, sihukest tossu viskas auto üks hetk kiirteel, et ma olingi nagu ise üks ilmaennustaja, et on pilves ilm. okei, väga lahe. kuulge, aga aitäh teile, kes te olite täna siin pikemalt kui pool tundi, meil on 62 vaatajat endiselt laivis praegu olemas ja ma usun, et see programm, Kirsike pani lingi ka siia, mis meil nüüd 1. septembril hakkab koos Kristeriga siin veebikoolis pihta, kus mina olen ka õpilane ja olen väga nagu, ma tunnen, et ma vajan seda infot, sellepärast et ma lihtsalt tunnen, et ma ei saa enam muud moodi edasi minna. et see senised nagu teadmised on piiranguks sees ja ma tahan aru saada, kuidas nagu seal tagapool ka need asjad töötavad, mitte lihtsalt ilusaid asju väljastpoolt vaadata, kuidas see ai seal vibe koodimisega tegeleb ja nagu Krister ütles, et teretulnud on kõik, mitte need ka, kes ei ole varem vibe koodimisega kokku puutunud, et igal juhul tule, sest et sina saad palju targemalt platvormilt alustada võib-olla kui mina, kes ma olen juba siin mõnda aega vibe koodinud niimoodi pimedas usus. et selles mõttes ei ole takistused need tehnilised teadmised, peaasi, et on see tahe õppida ja see mänguline platvorm, mis Kristeril on, tundub ka hästi põnev, et see ei ole niisugune kuiv ja igav teooria, mida pead vägisi endale nagu kurgust alla ma ajama, vaid vallutan maailma põnev. sellega, usu mind. väga äge, väga põnev. see on Kood lahe Jõhvi missioon. on lahja. oi-oi-oi, ma ei tea, kas me peame pärast selle välja lõikama või? sina vastutad selle eest, mis sa ütlesid praegu. ei, ma tahaks nendega see ei natuke ole vaielda veebikooli küll. sõnum.
ma olen nende fänn, selles mõttes nad on üliägedad, aga see programm, mis nad lasid keskkoolil välja, ma olen küll natuke, et mis asja päriselt. Okei, väga lahe. Igal juhul mulle Ja tundub, et ma meil tahaks ka siia lõppu lisada, noh, jah. et need, kes tulevad mu kursusele, teadke seda, et mina olen ka õpilane. Mina olen teie õpilane, mina tahan teada, kuidas teie õpite ja mina leian, noh, see ongi mu töö minuga õpetada, Mhm, mina leian neid viise, kuidas sulle vastu tulla. Et see ei ole mhm. niimoodi, et mingi tuled sinna mingi, ma ei saa hakkama, kõik, ma olen loll, häda ega, vaid just, et see on minu põhifookus kogu aeg, et kuidas sina saaksid paremini ja, ja tuleksid sellest välja niimoodi, et sellest oli sulle kasu. Jaa, Mitte see ma lihtsalt, et näen jess, Kristel sai oma kursust teha, jess. jaa, seda ma näen vahepeal, kui ma ka küsin midagi sinu käest, kuidas sul endal hakkab aju sees nagu protsessima, sa mõtled, kuidas ma seda nüüd ütlen niimoodi, et ta saaks sellest asjast aru nagu. See on nii lahe. Et sa oled tõesti nagu sündinud õpetaja ka kõige muu teadmiste juures, väga lahe. Kuulge, davai, aitäh. Aitäh kõigile, kes tulid ja kuulasid ja kui mingeid küsimusi on, siis veebikool on avatud vastama kõikidele küsimustele. Krister, sinuga saab ühendust krister.me või? Oli sul, oli on ju või? Ei, mis me, ikka Eesti. Krister.ee või? Krister.eesti. Aa, Jaa. okei. Ma ei tea, kus mul jäi niisugune mulje, näed, ma panen selle lingi ka siia chati veel, No et kes tahab kunagi oli jah saada. see trend, et mingi mi, aga ei. Jah, Eesti, Krister Eestis. no vot, väga lahe, varsti eladki Eestis siis. Mul on .com domeen ka, aga see mulle ei meeldi. Mm. Okei, mõnusat päeva kõigile, mõnusat reedet ja kohtume siis kas õpiprogrammis koos Kristeriga uuesti või järgmisel reedel laivis ja siis teile mõnusat koju jõudmist, Krister. Ja aitäh. Järgmise korrani.